Head kuulajad, vennad ja õed, sõbrad lähedal ja kaugel. Oleme kallil pühapäevasel päeval kuulamas Jumala sõna. Ja tänane meie kalendri kirjakoht on Mattiuse evangeeliumist 22. peatükist salmid 34–40 ja me kuuleme need. Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates: õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus vastas talle: armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: armasta oma ligimest nagu iseennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. Aamen. Jeesus oli Jeruusalemmas ja käis tema elu viimane nädal. Ta pidi korduvalt vastama vastaste küsimustele ja peab ütlema, et ta tuli nendega hästi toime. Nüüd siis üks tema kuulajatest esitas küsimuse, milline on kõige suurem käsk. Äsja olid just saduserid küsinud ülestõusmise kohta. Neil oli oma seisukoht olemas, et mingisugust ülestõusmist ei ole olemaski. Aga ometi läksid nemad selle küsimusega Jeesuse juurde. Nad ei otsinud tõde, vaid nad otsisid võimalust leida süüdistuspunkte Jeesuse vastu. Nii kahjuks on see tänase päevani, et paljud inimesed lähevad Jumala ette mitte tõde otsima, vaid ennast õigustama või koguni Jumalal süüd otsima. Ja nii nad ei jõuagi tõeni. Ja kui nad arvavad, et nad sellega kuidagi midagi võidavad, siis tegelikult nemad kaotavad. Kaotavad oma hinge õnnistuse ja teevad kahju ka laiemalt. Variseridel ja saduseridel tegelikult oli paljudes küsimustes eriarvamusi. Kui Paulus oli viidud kohtu ette, siis meil on selle kohta kirjutatud Apostlite tegude raamatus 23. peatükis 6–8 salmini, et kuna Paulus teadis, et osa neist oli sadusere ja teine osa varisere, siis ta hüüdis suurkohtus: mehed, vennad, mina olen variser, variseri poeg. Minu üle mõistetakse kohut lootuse ja surnute ülestõusmise pärast. Aga niipea, kui ta seda oli öelnud, tõusis variseride ja saduseride vahel tüli ja koosolek jagunes kaheks. Sest saduserid ütlevad, et ülestõusmist ja ingleid ja vaime ei olevatki. Variserid tunnistavad aga neid kõiki. Nii sellest kirjakohast tuleb välja nende kahe partei omavaheline vastuolu, mis iseloomustab neid päris hästi, aga see näitas ka Pauluse kavalat taktikat. Ta pani oma vastased omavahel vaidlema ja tema pääses tänu sellele kergemalt. Jeesuse kiusamiseks templis kõlbas kõik. Kui inimene ei taha end Jumalale allutada, kõlbab iga vastuväide. Aga tegelikult ei tule see vaidlemine kasuks nende inimeste hingedele. Niisiis nüüd üks seadusetundja küsis Jeesuse käest, milline on kõige suurem käsk. Milline on kõige suurem käsk? Jah, see on nüüd selles tekstis olemas. Aga milles on asi? Miks on vaja leida üles kõige suurem käsk? Inimestel on ju omane, et näiteks tahaks tervist saada. Ei taha käia arstide vahet. Oleks üks ravim, võtaks selle ühe sisse ja oleks kohe terve. Ja neid niisuguseid imearste, kes kuulutavad, mul on see imeravim, võta, maksa ja sa saad terveks.
neid niisuguseid kuulutajaid on ja inimesed, paljud ka lihtsameelsed, lähevad nende järele. Sama lugu on poliitikas. Vaat meie see valitsus on kuidagi niisugune mitte pädev, mitte asjalik, ei täida rahva tahet. Aga kui me leiaksime nüüd ühe niisuguse tõelise juhi, kes lahendab kõik küsimused ära, paneb majanduse paika, paneb inimestevahelised suhted paika, paneb välispoliitika paika, üks tõeline juht, kes viib rahvast edasi. Vaat, kui me selle leiaksime, üks juht, üks ravim, üks käsk, üks, mis lahendab kõik, et me kõigi teiste asjadega üldse ei peaks hakkama tegelema. Piibel on ka ju üsna paks raamat. Kui aitaks ühest salmist, jätaks äkki teised lugemata. Kui oleks üks põhiteema, siis teistele tähelepanu ei hakkaks pööramagi. Nii mõtleja teeb kindlasti valesti. Ja kuigi paljudel inimestel on oma lemmiksalmid Piiblist, mida nad kogu aeg korrutavad, oleks hea, kui nad loeksid ikka läbi ka terve Piibli ja mitte ühe korra, vaid palju kordi. Tegelikult on Piiblis ka see põhiteema olemas, millele peaksid kõik tähelepanu pöörama. See on Jeesus, kes päästab patust. Aga patuteema iseenesest tundub nii ebamugav. Miks mulle räägitakse minu pattudest? Parem, kui neid ei puudutataks ja mõned kuulutavad koguni, et nad pole üldse pattu teinud. Ja kui patuteema ei ole meeldiv, siis otsiks midagi muud. Otsiks ka Piiblist midagi muud, mis võimaldaks selle teemaga mitte tegeleda. Mis on siis see suurim käsk? Kuidas lahendada kõik probleemid ära? Jeesus tõi ka need kaks suurimat käsku esile, aga see ei tähenda, et me ainult nende kahe korrutamisega pääseksime. Esimene, mida Jeesus nimetas, oli see, et meie peame armastama Jumalat. Armastada Jumalat kogu oma loomusega. Kui Mooses õpetas Iisraeli rahvast, siis ta õpetas neile ka seda, et kogu inimese loomus peab saama ühendatud Jumalaga. Kogu tema tegevus peab olema suunatud Jumalale. Kogu tema mõttemaailm, kogu tema elu peab olema seotud Jumala teenimisega. Ja Mooses ütles, see on siis 5. Moosese 6:6-9, ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel. Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele. Kui minna Jeruusalemma templi või ütleme seal selle osa juurde, mis praegu veel juutide käes on seal nutumüüri ääres, seal ma nägin ka neid Iisraeli mehi, kes siis õpetasid ja kuulasid. Ja neil oli siis ka niisugune väike kastikene siin otsa ees ja käte peal. Siin need siis sisaldasid Jumala sõna. Naastuks su silmade vahel ja kirjutatud siis ka käte peale ukse piitjalgadele ja väravatele. Ja ma tõin ise ka Iisraelist kaasa ühe niisuguse asja, ma ei mäleta, kuidas seda nimetati, mis siis kinnitati ukse piitjala peale ja kui inimesed läksid sealt uksest sisse, siis nad käisid ka käega sealt üle. Ma ei mäleta, kuidas seda asja nimetati, aga kodus ei ole ühtegi ust, mille peale seda saaks kinnitada sellisel kujul, nii ta seisab mul siiamaani sahtlis. Aga kõik pidi ühele Iisraeli mehele meelde tuletama Jumala sõna, et ta sellest kinni peaks, et ta selle järgi käiks, et ta seda õpetaks oma perele ja kogu pere oleks Jumala teenimises. See sõna käsk tegelikult tähendab juba sundi. Aga kui Jeesus ütles, et armasta oma Jumalat,
siis armastus saab tegelikult olla ainult vabatahtlik. Me näeme praegusest naaberriigi poliitikast, et nemad tahavad, et Ukraina rahvas neid hirmsasti armastaks. Aga see armastus käib siis nii, et kui sa ei armasta, siis ma tapan su ära. Ja niimoodi armastust võita ei ole võimalik. Armastus peab olema vabatahtlik ja armastus põhineb armastatu isikul. Kui keegi armub teisesse inimesse, siis siis ei ole põhjus mitte temas endas, vaid põhjus on selles isikus, keda tema armastab. Aga seda isikut tuleb siis ka tundma õppida ja temaga leppida, et ta on selline, nagu ta on, aga tema on mulle armas. Jumala armastamine põhineb armastusel, mis Jumalal on meie vastu. 1. Johannese 4.19 on kirjutatud, meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Sellepärast armastame meie Jumalat, et tema on meid enne armastanud. Ta on oma ainusündinud poja andnud koguni surma meie pärast, Jeesuse Kristuse, et meie võiksime elada. Sellepärast meie armastame Jumalat. Sellepärast meie püüame teda teenida. Aga teine käsk, mida Jeesus nimetas, oli armasta oma ligimest nagu iseennast. Inimene üldiselt armastab iseennast. Ta püüab ikka vabaneda kõigist vaevadest. Kui kuskil on valu, siis ta läheb arsti juurde, siis ta palub Jumalat selle pärast, siis ta püüab leida mingisugust kergendust. Kui on mingisugune probleem, inimene püüab sellest ikkagi vabaneda. Ta tahab olla normaalses elus terve ja ka heas seisundis. Efesuse 5.29 on öeldud, et keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu. Vastupidi, ta toidab ja hellitab seda. See, kes hakkab vihkama oma ihu, see jõuab välja väga õnnetu seisuni. Ja neid inimesi on ka. Ja tulemuseks on katastroof ühel või teisel kujul. Jumala ja ligimese armastamine, nagu Jeesus ütles, on omavahel seotud. Ja 1. Johannese 4.20-21 ütleb, et kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik. Sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. Teistmoodi ei ole võimalik. Me näeme, et ligimese armastusest on väga suur puudus. Me näeme seda praegusel ajal käimasolevatest sõdadest. Juba nimetasin Venemaa ja Ukraina sõda. Aga ka Iisraeli ja Gaza sõda näitab, et ligimese armastust ei ole. Tungitakse teisele kallale ja tapetakse süütuid inimesi. Kui inimene hõiskab telefoni, et mul õnnestus tappa 10 juuti, siis see ei näita ju mingisugust ligimese armastust. See näitab kohutavat vihkamist, piiritlemata vihkamist, kus lihtsalt tapetakse ilma igasuguse niisuguse konkreetse süüta sellel inimesel, mingisuguse konkreetse vastuolutagi selle inimesega. Lihtsalt tapetakse. Jeesus ütles, et neis kahes käsus armastada Jumalat ja armastada ligimest on koos kogu seadus ja prohvetid. Me sellega leidsimegi selle otsitud imelise põhimõtte, millest algul juttu oli. Aga see pole lihtsalt teoreetiline, reaalsuses tuleb see ka millegagi täita. See ei ole niimoodi, et ma korrutan mingisugust printsiipi, aga tegelikus elus sellel mingit kohta ei ole. Kui mina armastan Jumalat, siis on loomulik, et ma armastan ka tema poega ja armastan tema kogudust.
ei saa olla niimoodi, et ma olen ainult Jumala armastaja, aga ei hooli tema rahvast, ei hooli tema sõnast, ei hooli selle kuulutamisest, ei edusta seda ega kuula seda. Jumala armastamine tähendab ka tema teenimist siin maailmas. See tähendab ka tema sõna tundmist ja selle uurimist, mitte ainult ühe salmiga tegelemist. Kui ma armastan ligimesi, siis ei saa ma olla ükskõikne selle suhtes, et inimesed vaimulikult hukkuvad ja ei saa ka olla ükskõikne selle suhtes, et nad oma igapäevases elus kannatavad, vaid ma püüan midagi teha nende heaks. Ma kuulutan neile Jumala sõna, vajaduse korral tegelen ka mingisuguse sotsiaalse tegevusega selle nimel, et neid inimesi aidata. Ma ohverdan oma aega, oma tööd, oma raha selle nimel, et Jumala sõna saaks kuulutatud ja selle nimel, et inimesed seda kuuleksid ja selle nimel, et nende elu võiks muutuda Jumalale meelepäraseks. Niisiis see sõna sisaldab mõndagi meie jaoks täna. Täna, kui me oleme kurvad suuresti tühjade pühakodade pärast, siis meie asi on minna välja ja näidata üles seda armastust Jumala vastu ja ligimeste vastu. Ja meie asi on palvetada selle nimel, et kõikidest inimestest saaks Jumala teenijad. Jeesus läks surema inimkonna eest. Teised tegelesid teooriaga, aga tema andis praktikas oma elu nende pärast. Nii ka meie, olgem praktikas Jumala teenijad. Aamen. Me tõuseme ja palvetame tema ees. Armas ja issand, ma tänan sind selle eest, et meie oleme tohtinud täna olla sinu kojas. Issand, meid ei ole palju ja meie maal on väga palju niisuguseid pühakodasid, kus täna peetakse teenistusi, aga kuulajaid ei ole palju. Aga sellele vaatamata me tahame seda teha. Me tahame, et saaks inimesed tundma õppima sind, et nad võiksid sind tõeliselt armastada ja et nad võiksid mõista ka oma ligimeste vajadusi ja olla nende teenistuses. Issand, me palume, et meie väike kogudus saaks suuremaks ja me võiksime seda suurimat käsku oma praktilises elus ellu viia. Me palume, et see, mida sina praktikas tegid, surres kogu inimkonna pattude pärast, jõuaks ka meie linna, meie maa ja rahva inimeste südametesse ja nad võtaksid sind vastu. Täname sind, issand, selle eest, et praegu on veel see võimalus. Issand, luba, et see võimalus pikeneks ja paljud leiaks veel sind. Aga täna, kui me oleme ka nimetanud juba jutluses 2 korda sõdu, mis toimuvad praegu, me palume, anna rahu. Anna rahu, kus tõeliselt inimesed võiksid mõista sinu tahtmist ja mõista, mida tähendab armastada sind ja armastada oma ligimest. Luba, et lõpeks vihkamine ja see asenduks armastusega. Luba, et lõpeks enese tahtmise täitmine ja see asenduks sinu tahtmise tundmaõppimise ja elluviimisega. Aamen.